Mina arvan, et unistamine on midagi, mida sa proovid saada ja midagi sa tahaksid saada ja sa nagu proovid, et see unistus tuleks täide. Unistamine on nagu rõõmsaks tegemine ja siis pingutamine. Sa unistad midagi. Unistamine on selline asi, kui sa soovid seda, nagu soovid või sooviksid olla, sa mõtled selle peale nagu iga päev. Ma arvan, et inimesed peaksid unistama sellepärast, et nad mõtleksid seda ja saaksid selleni. Kui nad ei unistaks, siis nad võib-olla ei saakski selleni ja nagu nad ei mõtle, mida nagu nad tahaksid nagu saada. Ma tahaks, et kõik unistaksid edasi ja prooviksid minna edasi, mitte tagasi. Sellepärast neil oleks tunded head. Kuna unistamine näitab sulle eesmärke ja kui sa näiteks unistad, siis sa saad selle, sa oled nagu väga-väga õnnelik, sa oled nii hea enesetundega. Ja tasub unistada, siis unistused täituvad. Kui unistused täituvad, siis sul on selline tunne, et sa oled nii õnnelik, et see lõpuks juhtus, et ma olen seda nagu nii kaua oodanud. Ma unistasin, et ma saaks endale sõbra, kellel oleks sama haigus, mis mul ja ma läksin hommikanu juurde ja ma sain endale sõbra, kellel on täpselt sama haigus ja me oleme praegu ikka veel sõbrad ja siis ma kohtusin Liis Lemsalu, mis oli täitsa nagu üllatus mulle, mida ma ei arvanud, et juhtuks, aga jah, juhtus. Mulle meeldib Liis Lemsalu, seepärast, et tal on hästi ilus hääl ja ta laulab hästi ilusti ja ma tahaks ka ilusti laulda. Ma alustasin hommikanuga, et ta küsis mult mõnesid küsimusi ja kui ta küsis, et ma tahtsin endale sõpra, ma ütlesin jah, et see oleks mu unistus ja Kristella tuli väikse kingitusega, mis ta tegi ise, ta tegi mulle kassi, nagu sellise pehme kassi, hästi tore oli ja tal oli hästi ilus kleit peal, hästi tore oli temaga rääkida ja ma olen rõõmus, et ma kohtasin teda. Meie sõprus on praegu hea, me räägime telefonis ja me elame kaugel üksteisest, et üksteist on raske nagu näha ja nagu kohtuda, et me ei saa üksteisele külla minna nii tihti, aga me proovime üksteist rõõmsaks ja nagu positiivseks teha. Minu lemmikhetk oli see, kui ma kohtusin enda lemmik YouTuberiga ja siis me tegime väga ägedaid asju, käisime tantsutunnis ja tegime süüa ja tegime koos TikTok'e ja kõike midagi ja käisime pildistamas ja siis me saime limusiiniga sõita. See oli väga tore kõik. Mulle kõik meeldis sellest. Ma olin väga-väga õnnelik. Ma oleksin põhjusel nagu nutma hakanud, et nagu õnne seos. Et nagu mul oli nii tore. Ma olin nii õnnelik, kuna ma ei olnud nagu mingi mitu aastat sellist asja tundnud. Kui see päev algas, mul oli parim sõber külas, tuli mind äratama, et tõuse nüüd üles, et täna on su sünnipäev ja siis ma läksin alla ja ma kuulsin, et keegi tuleb. Ja siis juba korjuti, et Amanda Margaret on siin ja siis oligi see, et limusiin oli ees ja me kohe sõitsime mingi linna ja ajasime juttu ja tegime igasuguseid asju. See oli nagu väga toredad. Kord mul tulid pisarad selle üle, kuna ma olin nagu nii õnnelik ja ma soovisin, et see päev juhtuks uuesti. Ja see tunne tuleb tagasi sulle, kuna see on ikka veel su nagu südames sees, kui see juhtus.
et kõik need toredad asjad on sul ikka veel südames. Sa mõtled selle peale, sul võivad tulla pisarad, sa võid lihtsalt naerda kõva häälega, sa võid isegi nutta ja kõike võib juhtuda. Aga muidu mina lihtsalt nutsin ja ma naersin samal ajal, kuna see oli nagu tore hetk, kui ma tundsin seda asja enda südames tagasi. Alguses me läksime eelkorpeniga lendama ja ma nägin seal vetikaid ees. Ma nägin enda maja, kodule nägin. Siis me läksime balletti. Jah, esimest korda hotellis. Me käisime ujumas ka seal hotellis. kõige ägedam hetk oli ratsutamine. Mulle meeldivad hobused ja ilmselt sellepärast ma tahtsingi ratsutada. Siis käisime veel restoranis ka ja aardejahil, filmistuudios ja fotostuudios. Kui ma meenutan seda unistuste päeva, siis mul tekivad rõõmsad tunded. Minu unistus on, et ühte reklaami saada. Et ma oleks ühes reklaamis, hästi tore oleks mingis jõulureklaamis olla. Unistan sellest, et ma saan vananainiks, sellepärast see on nii ilus. Mina unistan, et ma saaksin endale näiteks loomi rohkem ja mul oleks rohkem vaba aega. Ma arvan, et nad peaksid head tegema, et teised õpiksid sedasama ja siis äkki ei ole enam nii nagu pahas inimesi ja rohkem nagu lahkust on ja rohkem inimesi julgeb rääkida inimestega. Head peaks tegema sellepärast, et kui sa teed head, siis see võib sulle, see inimene teeb sulle seda ringiga sulle tagasi. Kuna kui sa käitud halvasti, siis tema ei käitu ka sinuga niimoodi. Et kui sina käitud halvasti, siis tema käitub ka halvasti ja sa võid teidata eeskuju teistele. Ja see on väga inetu ja halb. Ka laste unistuste täitumine võib olla hea küll. Unistus teeb imet. Unistus teeb imet. Unistus teeb imet. Unistus teeb imet. Unistus teeb imet.